Ja kui ma tulen nüüd selle kuuma klaasiga sellest ajust välja, siis on mul nüüd see kogu klaasimass olemas, et teha üks selline puhutud lind. Ja siis ma hakkan märi ajalehega seda siin voolima. Annan sellele linnule siis üks põhikuju. Näeb vähe riskantne välja see ajalehe ja klaasi vahel on ainult seesama ajalehe paksus, ei mingit, sul ei ole kinnast käes ega midagi. Jah, eks ta on kiire töö ja siin peab nagu aastate jooksul selle nipi kätte saama, et kuidas teha tööd nii, et see endale liiga ei tee, aga siin aega ka küsitakse, et kas põletuse lõikehaavu ka saab, siis ma olen öelnud nii, et Eero, me täna räägime klaasi puhumisest. Mis on 2 põhilist tööoskust, mida on vaja selleks, et seda tööd teha? Tavaliselt, kui minu käest küsitakse, et mis ametit ma pean, siis ma ütlen, et minu põhiline töö on keerutamine ja mulli puhumine. Ja selle ees siis mina saan palka. Nii et kui ma lähen kuskile, peaksin mingil põhjusel tööametit vahetama või klaasi puhumise töö lõpeb Järvakandis ära, siis ma võin oma tulevasele tööandjale öelda, et kui sul on vaja keerutajat ja mullipuhujat, siis sinu õige mees. Aga need 2 võtet, nii-öelda selle töövõtet, tulevad aktuaalselt sinu tööst endast? See tulevad selle vedela klaasi omadustest. Et kui klaas, enamus inimesi on harjunud sellega, et klaas on kõva materjal ja et klaas võib murduda, aga kes klaasi tehnoloogiaga on rohkem kokku puutunud või klaasi omadustega, siis see tegelikult teab, et klaas võib olla ka vedel, ta võib voolata ja on isegi selline ütlus, et klaas on nagu voolav kivi. Mingi 1000 kraadi juures, eks ole, või 1200 seal? Jah, see sõltub klaasi omadustest, erinevatel klaasidel on erinevad sulamistemperatuurid, aga üldiselt, kui temperatuur on piisavalt kõrge, siis klaas on vedel. Ja tänu sellele, kui ta on vedel, siis klaasipuhuja põhiline töövahend on pikk toru. Ja selle toru otsa siis klaasipuhuja keerab nüüd seda vedelat klaasimassi. Kuidas ta sinna külge jääb? Toru peab olema piisavalt tuline, siis ta leepub. Tulise külge? Just, et kui näiteks kui ma tööd teen oma seal klaasikojas, siis ma pean alati arvestama sellega, et kui ma nüüd tahan seal klaasi kätte saada, siis see toru ots, piibu ots peab olema piisavalt, mitte nüüd päris hõõguv punane, aga kergelt kergelt punakas, et siis see klaas nakkub sinna külge ja ma saan ta sealt ahjust kätte. Vastasel juhul, kui külm metall läheb vastu kuuma klaasi, siis see klaasipind kohe langeb ja klaas läheb kõvemaks ja siis ta ei nakku. Nii et tulise piibu otsa külge keeratakse vedelat klaasimassi ja kuna ta on vedel, siis peab kogu aeg ka töö tegemise käigus seda piipu käes keerutama, et see vedelmass püsiks seal tsentris, vastasel juurde lihtsalt kukub maha. Ja teine osa on siis puhumine. Ja nagu siin teada, et siis puhumine ei nõua väga suurt kopsumahtu, kui sa ei taha vist väga paksu seinaga klaasi teha. Et aga puhumine on siis midagi, mis sa teed niimoodi üles tõstetuna selle klaasi ja sellel oli ka üks põhjus, miks seda üleval peab puhuma. Jah, et nii nagu sõltuvalt nüüd sellest, millist vormi, millisel ajahetkel ma parasjagu teen, siis ma muudan seda puhumise nurka. No näiteks linnukene. Nüüd linnuke, võib-olla see läheb nagu vaatajaks liiga tehniliseks, aga linnukese on võimalik teha sees täis ja võimalik teha ka puhutud linde. Puhutud linnu juures on nii, et kui ma päris alguses... Ma viitan linnukesele, mida me tegime sinuga sealt läbi. Ja klaasist lindu. Et see on see klassikaline suveniir, mida ma valmistan klaasikojas. Kui ma nüüd alguses seda teen, kui ma võtan esimese kihi klaasi, siis ma tõesti puhun alt ülesse, sest ma tahan, et see vedelklaasi mass valguks mulle allapoole ja siis ma puhun nagu selle klaasi põhja õhemaks. Ja samal ajal see valgub just gravitatsiooniga mulle vastu. Kui ma nüüd näiteks tahan vaasi teha, siis vaasi puhul ma puhun hoopis ülevalt alla, sest klaas samal ajal valgub minust eemale ja vormi põhi jääb jällegi paksem, nii et sõltuvalt sellest, mida ma parasjagu teen, minu nurk, puhumise nurk võib olla erinev. Vau, nii et see nurk peab olema ka täpne, mitte lihtsalt juhuslik. Jah, sest vastasel juhul ma lihtsalt klaasi seinapaksus on erinev
ja sealt, kus ta peab olema paks, on võib-olla siis õhukene ja vastupidi, sealt, kus ta peab olema õhukene, on siis paks. Aga see ei saa olla ju nii vedel, et ta, ja ta ei olegi nii vedel, et ta voolaks sealt alla kaugemale mööda piipu sinuni lausa. Ja nii palju ta kindlasti ei voola, sest et kui nüüd see kuum klaas läheb vastu külma metalli, siis tema temperatuur ka kohe kiiresti langeb. Ja siis ta painduvus ja hangub ja viskoossus nagu kaob. No nii et ütleme keerutamine ja mulli puhumine, kaks suurt oskust klaasi nagu töötlemisel, aga need ilmselt ei ole ju ainukesed oskused. Mis oskusi seal veel on vaja? Sul on seal tuline ahi, sul on seal hunnik erinevaid tööriistasid, iga asi peab käima nagu kellavärk. Ma nägin, kuidas sa seal nagu see ninja selle kepiga niimoodi vehkisid ja üles alla naksti ruttu pööre, see käis juba niimoodi kätte sul, siis mingi järgmine riistapuu, tead, kõik on sul nagu peaaegu, et vaatad sekundi pealt selleks, et asi töötaks. Seal peab olema hulga oskusi. Jah, et need liigutused peavad olema automaatsed. Üleöö nad ei saa automaatseks. Absoluutselt, jah, et peale kunstiakadeemia lõpetamist, kus ma natukene olin seda klaasipuhumist harjutada saanud, siis ma läksin, Maian Raun oli siis Tarbeklaasis, tal oli küll teine nimi, aga ta oli siis selles suures klaasivabrikus peakunstnik, tema kutsus mind sinna tööle. Ja kui mina EKA-st läksin sinna Tarbeklaasi tööle, siis ma arvasin, ma ka natukene oskan juba midagi. Saan juba ahjus klaasi kätte ja oskan võib-olla midagi puhuda, pisikese mullikesega saan hakkama. Siis tegelikult klaasipuhujatel oli selline ütlemine, et esimesed 10 aastat, et klaas seda, mis tema tahab. Ja kui sa oled klaasi 10 aastat siin vabrikus puhunud meil, siis me vaatame, kas sus saab üldse klaasipuhuja või ei saa. Nii et see oli selline natukene liialdatud ja võib-olla külm dušš noorele inimesele, kes arvab, et temast tahab nüüd klaasipuhuja. Aga sellel väitel on tõe põhi all, sest et sa pead need oskused omandama seda tööd reaalselt tehes. Et kui mina EKA-sse või Tarbeklaasi läksin tööle, siis seal mulle anti siis juhendajaks üks vana Valgevene klaasipuhuja. Mingi proff või? Jah, tema oli proff, tema oli meister ja üks osavamaid puhujaid tollel hetkel seal klaasivabrikus. Ja tema ütles mulle nii, et klaasipuhumine on nagu viiuli mängimine, sa teed tegelikult seda sõrmedega, sul peab olema see tunnetus. Et tihtilugu on nii, et klaasipuhujad teevad tööd, mis on küll hästi tuline ja paljud kasutavad kindaid, panevad kindad kätte, et kui ma teen vale liigutus, et ma kätt ära ei kõrveta. Aga paljud meistrid ei luba oma sellidel kindaid kasutada. Just sel põhjusel, et läbi kinda sa ei omanda seda tunnetust, kuidas klaas seal piibu otsas liigub, kuidas sa pead seda piipu keerutama. Nii et see oli tema õpilane, eks ole, mõnda aega. Mõnda aega, lühikest aega. Ja kas siis ta andis sulle mingil hetkel hinnangu ka, et kui hästi sa olid omandanud neid oskusi või kuidas ise tundsid, et juba olen nagu meistri sarnane või võttis see veel tegelikult aastad juurde, et meistriks saada? Tema käe all ma paraku pikalt olla ei saanud, sellepärast, et see on võib-olla pikk teine teema. Inimesed, kes Tarbeklaasi ajalooga natukene on kursis, teavad, et seda vabrikut enam ei ole. Ja kui mina seal töötasin päris lõpuaastatel, siis ta hakkas pankrotti minema ja paljud töötajad lahkusid sealt. Kuna ma kunstiakadeemiast tulnuna oskasin mingil määral ka lihvimist, mateerimist, graveerimist, ma olin kõiki asju seal tehnoloogiat õppinud, siis oli nii, et kui kuskil oli vaja näiteks lihvijat, klaasimateeriat või graveerijat, siis öeldi Eerole, et Eero, sina oskad, tule nüüd sealt kuum Tšehhist või siis sealt ahju eest ära ja meil on praegu just vaja, et keegi tegeleks selle asjaga, eks ole. Meil on nagu tootmine on pooleli, tellimused on ees, tähtajad on vaja täita. Nii et ma tegelikult seal Tarbeklaasis puhumisega tegelesin väga vähe. Põhiliselt ma tegin seda külmviimistlust ja seetõttu ei saanud ka selle meister Lissatovitši käe all nagu väga palju tööd teha. Ehk et kui sa siis oma klaasistuudio hiljem tegid, siis nagu suurem osa vilumust tuli tegelikult seal sulle kätte. Et seal sa ei alustanud nagu meistrina, et sa õppisid ja katsetasid ja... Põhimõtteliselt võib öelda nii, et kui ma läksin Järvakanti koos oma perega, võib öelda küll nii, et tegelikult ma ikkagi alustasin seda, mitte nüüd päris nullist, aga siis seda tööd seal ahju ees, niimoodi tootmisprotsessi, niimoodi siuksel nagu
nii-öelda julmal kujul, eks ole, nii nagu see peab tulema välja, et sa teed toote, mitte lihtsalt, et see on kunst ja ma tahtsingi teha, vaid sa teed nagu sarnaseid tooteid, sul on vilumus ja oskus neid asju teha ja sa saad ka selle maha müüa pärast, eks ole. Siis see oskus ikkagi tuli nagu töö tegemise ja ettevõtte tegevuse käigus tuli omandada seal Järvakandis. Ehk et teisisõnu, kui sa täna teed näiteks selle linnukese, oletame selle leevikese, mida me tookord tegime, noh, ma ei tea, mingi 10 minutit või palju seal peale läheb aega. Pluss miinus, jah. Pluss miinus, eks ole. Siis ilmselt esimese leevikest sa katsetasid seal võib-olla, ma ei tea, pool tundi, et saada seda, kõik see liigutus läks lörri, tegid uuesti, proovisid jälle, teeme uuesti, eks ole. Kui see leevike lörri läheb, siis sa pead selle uuesti üles sulatama, mis siis saab? Reeglina on nii, et kui ma olen sellele tootele valmistamise käigus juba lisanud värvi. Tahtsin just öelda. Siis ta enam mul sulatusahju ei lähe, sest et siis see värv rikuks selle algse asja ära. Just, selle läbipaistva värvusetu klaasimassi rikuks ära, nii et kui ma olen värvi lisanud ja asi on mul nii-öelda nässu läinud, siis ta minu jaoks on nagu raisku läinud materjal, raisku läinud. Otsast peale uus asi ja siis... Ja, nii et... Kui palju sa nimelt otsast peale pidid tegema näiteks alguses asju? Ma räägin päris, kui sa alustasid seal Järvakandis. Siis ma alustasin ikkagi nagu väga tehniliselt lihtsamatest asjadest, mis suurema tõenäosusega õnnestuvad ja mida on siis ka lihtsam kliendile maha müüa, eks ole. Et üks asi, mida me seal tegime ka alguses, oli see klassikaline klaasist luik, mis ma usun paljudel inimestel, kui neil endal isiklikult kodus ei ole, siis võib-olla vanaemadel ja vanaisadel on, eks ole, nõukogude ajal neid tehti seal tarbeklaasis ka. Neid tehakse üle maailma, kes selle kunagi leiutas, ma ei tea, aga kuna ta käib suhteliselt kiiresti, enam-vähem lihtsalt, siis neid oli hea teha, hea lihtne ka müüa. Aga ega nad ei tulnud ka kohe alguses kõik mul luige moodi, olid seal ikka pardid ja haned igast veerindusid. Aga kunstnikuna ma saan alati öelda, et ma tahtsingi nii teha, eks ole. Et see ongi nagu, ma võin öelda, et see on käsitöö, et iga üks on unikaalne ja nüüd ongi hea, et nad kõik erinevad. Läheb sul täna ka lörri asju või? Ikka läheb. Kas siis, kui sa teed midagi täitsa uut või midagi, mida sa ei ole tükk aega teinud või lihtsalt nagu tähelepanu või fookus hajub ära, kuna sa oled liiga palju seda juba teinud nagu automaatset liigutust? Ja kõik see vastab tõele. Kõik kolm. Kõik kolm vastab tõele. Tähelepanu hajub, siis töövahendid vahest kuluvad, eks ole, siis see ka mõjutab juba. Et kui klaas on tuline, siis ta reageerib absoluutselt igale liigutusele, mida ma teen. Tahes või tahtmatult, kui ma teen mingi liigutuse, peterklaasi mass juba seal otsas muudab oma kuju. Ja tehniliselt keerulisemad asjad loomulikult nõuavad rohkem suuremat fookust. Kui näiteks töökojas suvisel ajal meil on siin Eestis viimastel aastatel küll tänu jumalale pole väga palju olnud, aga meil olid mõned aastad siin suured kuumalained, siis nende kuumade ahjude ees tööd tehes meil töökohas temperatuur tõusta ka väga kõrgele. Mis tähendab, et siis on juba vererõhk hakkab tõusma, tähelepanu hajub, fookust on raske hoida, nii et seal on väga palju erinevaid aspekte, mis tegelikult seda inimest kui elavat olendit mõjutavad ja mõjutavad siis ka inimese kaudu seda klaasi, mis sealt piibu otsas on, nii et seda ikka juhtub, et asjad lähevad lörri. Muidugi on asju, mille õnnestumise tõenäosus on suurem ja on asju, mida ma teen harvem, on mõni selline toode, mida ma võib-olla aastas valmistan ainult üks kord, aga ta peab tulema ikkagi samamoodi valmis, nagu ma teeksin seda peaaegu iga päev. Ja, sest sa teed ju tellimustöid ja asju, mis ei ole igapäevased nagu olla vorm tooted. Ja. Aga see klaasikunst on omajagu unikaalsem teistest juba selle poolest, et kui näiteks maalikunstnik, tal ei ole mingit ohtu, et ma põletan ennast ära, ma võin seal rahulikult toimetada, võib-olla käsi läheb värviseks, sul vead võivad maksta tõsised villid või ära põletused, eks ole. Oled sa omajagu ennast põletanud ka või? Ikka olen põletanud, ja tänu jumala, ega selliseid väga suuri põletusi pole olnud, mis oleks põhjustanud selle, et ma pole mitu päeva, ei saa tööd teha. Aga seda küsimust küsitakse seal klaasikojas ka tihti lugu, et inimesed tulevad ja nad näevad seda 1000 kraadist hõõguvat massi ja siis on ka automaatne mõte inimesele, et aga mis siis juhtub, kui ma need kogemata vastu sinna. Ja siis mul on selline traditsiooniline vastus, et põletuse lõike haavad kuuluvad selle töö juurde ja palga sisse. Palga sisse. Ja, nii et eks ta on, ma ei ole masohist, ma ei ole seda tööd tegema hakanud sellepärast, et mulle meeldib haiget saada, ma üritan seda vältida, aga nii nagu professionaalsel autojuhil on see ainult aja küsimus. Kui ta kõiki
ohutusreegleid arvestades ja liikluse eeskirja arvestades, eks ole, jälgides liiklust. Lihtsalt faktid, et võtan inimene. Või on keegi teine inimene. Ja see avarii tulek on ainult aja küsimus, nii et paratamatult, kui sa klaasi puhud, siis mingi aja, et sa ikkagi saad neid põletushaavu või saad mõne klaasikilluga lõikad endale. Mis su kõige suurem põletus on olnud, mis on juhtunud, mis sa oled ütelnud, vau, see oli ikka päris tõsine? Kukkus midagi peale või võtsid näpuga midagi, haarasid või? Minul tänu jumalale nende aastate jooksul ei ole olnud päris sellist nii hullu põletust, et ma ei saaks nüüd järgmine päev oma tööd jätkata. Siis on pigem olnud väiksed. Ja väiksed põletushaavad. Tihtilugu on nii, et kui ma teen tööd ja kui inimene teeb nagu intensiivset tööd, siis tegelikult tema vererõhk tõuseb ja veres ka adrenaliini tase tõuseb. Ja adrenaliin on selline sa ei taju seda. Nii et sageli on nii, et kui ma olen tööpäeval lõpetanud, siis ma avastan, et mul on kuskil sõrme peal on mõni valus vill, olen käega lihtsalt läinud mitte vastu, vaid ma olen läinud sellele kuumale klaasile käega liiga lähedale. Ja see soojuskiirgus on oma töö ära teinud. Just, see on sama nagu lõkke ääres seismine. Et kui on näiteks meil selline jaanipäev, eks ole, inimene seisab, soojendab, seal natukene aega on soe, aga ühel hetkel tunneb, et hakkab juba ebamugav ja võib-olla siis hakkab kõrvetama. Nii et klaasi puhul on samamoodi, et ma võin lühikeseks ajaks panna oma käe sinna päris lähedale. Ja on isegi mõned töövõtted, nagu näiteks linnu puhumise juures, kus ma ei pane küll oma kätt päris vastu kuuma klaasimassi, minu käe ja siis tulise klaasi vahel, 1000-kraadise klaasi vahel on märgaajaleht ja ma saan oma käega isegi seda vedelat klaasimassi voolida läbi selle ajalehe. Aga kui ma hoian oma kätt liiga kaua, liiga lähedasel, siis ma tõesti võin saada päris tugevaid ja väga sügavaid põletushaavu, nii et see kunst ei tule meieni päris ilma hinnata ka, et ilma valuta päris ei tule, see käib selle asja juurde paraku. Ja eks see on iga kunsti puhul, et eks maalikunstnik võib-olla ei ole rahul oma maaliga, maalib seal hoopis üle ja nii edasi on ju, nii et ega me oleme, aga see tunne, et sa ise oled rahul oma tootega, on ju kunstnikule võiks öelda esmatähtis, eks ole, siis tarbija vaatab omast pilgust seda. Aga selle kogu tööprotsessi juures ei ole ju ainult, eks ole, puhumine, ei ole seal see ahju juures toimetamine, seal on ka lihvimine, seal on selle toote nii-öelda maha jahtumine, mõningal juhul graveerimine. Nii et tegelikult see, et see toode päris valmis saab, ajaliselt võtab ju siis võiks öelda mitu päeva, eks ole, sellest hetkest, kus sa selle klaasi sinna ahju paned sulama. Jah, et kui nüüd iga konkreetse eseme valmistamise juurde panna nüüd stopper, siis ta muidugi ühe eseme valmistamine päris mitu päeva ei võta, aga kui üks tööprotsess on see, kui ma kuumast peast teen selle esialgse vormi valmis ja peale seda, kui nüüd tuline klaas on spetsiaalses siis jahutusahjus aeglaselt, minu klaasiklaas siis umbes 12 tundi tulnud sealt umbes 500 kraadi juurest toatemperatuurini ja seda siis sellepärast, et sinna ei tekiks sisepingeid. See on siis lõõmutamine, vaeglane jahutamine, sest peale lõõmutamist, 90% juhtudest on vaja seda asja pärast ka veel lihvida, et need murdeservad, mis on jäänud, tuleb ära lihvida teemant-ketta peal. Nii et suures klaasivabrikus, talveklaasis ka oli eraldi kuumtšehh ja külmtšehh. Kuumtšehh oli siis see, kus puhuti füüsiliselt see asi valmis, siis ta käis pikast lõõmutusahjust läbi ja siis ta läks külmtšehhi, kus siis lihviti, graveeriti, mateeriti. Nii et see külmtöötlus tuleb hiljem sinna juurde ja tihtilugu, kui mitte öelda enamikel juhtudel, on see külmtöötlus palju ajamahukas kui see kuumtöötlus. Nii et kui inimene näiteks tuleb, vahest inimesed tulevad mulle ka sinna klaasikotta ja vaatavad, et ma teen seal ühe linnukese valmis, et näed, see linnuke tuleb nii kiiresti ja sellega küsib nii palju raha. Siis ta teeb oma peas kalkulatsiooni, mõtleb, et klaasipuhud on ikka väga rikkad inimesed. Aga ta ei arvesta seda, et eeltöö, järeltöö, lihvimine, nii et kõik energiahinnad sinna juurde veel, eks ole. Ja just linnuk ei ole ka midagi, mida iga inimene iga päev ostab nagu piima ja leiba, eks ole. See ei ole ilus. Jah, just. Nii et, aga kogu see töö ju pakub sulle ka endale sellist põnevust ja naudingut. Kas kõige selle juures, mida sa oled teinud, me rääkisime linnukestest, me oleme sinu juures teinud siin meestega kausikesi, üks vendadest tegi roosi, eks ole. Aga mis on sinu lemmik selline asi, mida sul meeldib teha, kas on mõni lemmik asi? Minu jaoks
on lemmikasi see, mida ma parasjagu välja mõtlen. Tahtsin just öelda, et uus väljakutse. Just, jaa, et see on huvitav, sest et asjade puhul, mille juures ma juba tean, milline see lõpptulemus on, siis on see valmistamise protsess. Aga kui ma katsetan näiteks võib-olla värvidega seal, kuidas need värvid reageerivad seal klaasi sees, kuidas ta läbi paistab, kuidas ta valgust peegeldab või siis mõni uus vorm, eks ole, mõtlen mingi uue vormi välja ja siis üks asi on see, kuidas ta mul peas välja näeb, teine asi on see, kuidas ta paberi peal mul võib-olla visandina on ja tegelikult kolmas asi on see, milline see füüsiliselt kujul see klaas lõpuks nagu siis olemas on, eks ole, sest et klaasil on selline unikaalne omadus, mida nagu teistel materjalidel ei ole. Kui mina läksin esimesele kursusele Kunstiakadeemiasse õppima, siis mulle õppejõud Rait Prääts ütles niimoodi, et klaasis on maal, graafika ja skulptuur. Kõik koos. Ja sa pead oskama neid kõik arvestama. Sa ei tohi nagu üle ka mängida, eks ole. Kuigi klaasi, mina ka tihtilugu teen neid suveniirikesi, mitmevärvilisi, siis klaasi puhul on väga lihtne nagu muutada selliseks kitsiks kätte ära, et seda väril on nagu liiga palju. Et peab oskama nagu need omavahelist tasakaalu niimoodi komponeerida, et kõik oleks nagu paigas. Et seal on see ilu ja esteetiline pool on olemas ja vorm on olemas ja üks ei domineeri nagu teise arvelt. Kui sa mingist asjast nagu ära tüdined ja tahaksid midagi uut ja värsket saada, kus sa siis nagu inspiratsiooni ammutad sellest? Kas vaatad teiste töid või mõni su tütardest ütleb, issi, kas ei ole mõelnud sellise idee peale, et teeks sellist asja või vaatad looduses midagi või kus sa saad nagu häid ideid? Üldiselt mulle endale loodus väga meeldib, sest et looja, kelle loovust me tegelikult kõik kasutame, on nii geniaalselt loonud seda ümbritsevat maailma, et ma usun, et paljude kunstnikute ja loojate jaoks on see lõppematu või põhjatu inspiratsiooni allikas. Et vaadata lihtsalt näiteks jääd. Eks ole, jää väliselt on klaasile väga sarnane, et kui ta on läbipaistev ja ta on see vorm ja ta murrab valgust ja siis värvide puhul ka looduses mul on üks selline värvikompositsioon, mida ma kausside ja taldrikute puhul ja vaaside puhul on kasutanud, mis jätab sellise mulje nagu vaataks Eesti ranniku kive vee all, et seal on sellist rohekad ja sinakad toonid ja ta loob sellise mõnusa loodusliku mulje. Nii et seda inspiratsiooni allikat saab igal pool ja loomulikult on ka teiste kunstnikute tööd annavad inspiratsiooni. Kui mõni on mingi väga huvitava unikaalse tehnilise lahenduse leidnud, siis paratamatult tekib kiusatus seda järgi teha, eks ole, proovida, et kuidas ta siis minu käes õnnestub. Nii et kuna klaas on sama vana kui Jeesus, üle praktiliselt 2000 aastat, siis ega selle 2000 aasta jooksul on päris palju asju juba ära proovitud, nii et ei ole mõtet hakata alati jalgratast leiutama. Ja eriti hakata klaasist jalgratast tegema. See võiks olla väga huvitav, aga jah. Mis su kõige müüdavam toode täna on? Mis kõige rohkem läheb? Kuna linnukene põhiliselt ongi väikesed värvilised suveniirikeskused. Neid ostab kaasa siis välisturist ilmselt? Põhiliselt on minu tooteid ostavad turistid, kes tulevad Eestisse turismiekskursioonile ja nad tahavad osta kohalikku käsitööd või siis kohalikku kunsti, eks ole. Nii et põhiliselt ma müün oma asju läbi edasimüüjate. Ma töötan ka aprillist aasta vahetuseni, mis on siis nii-öelda see Eesti turismi hooaeg. Peale aasta vahetust turismihooaeg kukub sügavasse miinusesse ja siis ma tavaliselt... Sina vajud sügavasse talveonne. Piltkuses nagu karuvõit talveonne ja siis seal aprilli lõpus, kui karud tulevad oma koopast välja, eks ole, siis sa tuled ma tulen oma klaasikotta. Kütan ahju kuumaks ja hakkan siis uuesti toodangut valmistama. Ja see ei ole ainuke asi, mida sa teed, eks ole, lisaks toodangule sul on ju workshopid või töötoad. Ja see on teine ilmselgelt sukene atraktiivne osa või nii-öelda suke valdav osa, kus rahvas tahab tulla, ise proovida. Et see on ju ilmselt aastatega saanud populaarsemaks enam ja enam. Me tegime meestega seal, meie õdede grupp käis seal tegemas ja siis on ju kristlaskonnast käinud siin erinevaid rühmi veel ja nii edasi. Kui palju osakaal see workshopid on sinu ettevõtlusest ja tööst täna?
umbes pool või? Sõltuvalt hooajast. Töötubasid, ma teen rohkem kevade lõpus, maikuu, juuni algus ja siis rohkem on töötubasid mul tavaliselt aasta lõpus. Siis, kui on see jõulude aeg, tehakse pereüritusi, firmaüritusi, väljasõidud. Nii et sõltuvalt sellest, milline aasta aeg parasjagu on, võivad need töötoad moodustada, ütleme, veerand, kolmandik kuni pool. Nii et see sõltub täiesti. Nii et see on igal juhul niisugune vahva nagu võimalus, eks ole, näiteks mingisuguse väiksema ettevõtte juhtkond võtab kamba kokku ja tulevad ja puhuvad seal koos mingi kausi või linnukese või mida sa iganes lased neil teha, eks ole, ja saavad kätt proovida, saavad ühe väga unikaalse kogemuse. Ja muidugi sina ju instrueerid kõike seda ja räägid kogu selle loo sinna juurde, nii et lõppeks, ilmselt klaasipuhujaid neist kõigist kohe ei saa, minust ka ei saanud. Aga selline eriline nagu kogemus tuleb sellest küll, eks ole, ja rahval see meeldib. Ja, eks ta annab inimesele sellise unikaalse võimaluse nii-öelda tulega mängida. Kui muidu öeldakse, et tulega ei mängita, siis klaasikühas me just nimelt selle tulega mängimegi. Ja muidugi me üritame seda teha nii, et keegi ennast ei põleta ja inimesel tekib see vahetu kogemus, ta näeb, kuidas tema oma tegevuse mõjul, see vedelklaasimass, siis seal piibu otsas hakkab vormi muutma. Ja see on tavaliselt mitte ainult sellele, kes seda vormi parasjagu valmistab, vaid ka vaatajate jaoks on see selline atraktiivne. Nii et tal on hästi kuum klaas on hästi visuaalne, kuna ta hõõgub, helendab, ta lühikese aja jooksul muudab oma värvi. Nii et ma mõtlen praegu, et see nagu, sa ju näitad oma saladusi ja asju seal ära, aga see on üks vähestest asjadest, kus sa saad nii-öelda näidata oma tööoskusi ja mitte karta, et seal tuleb hunnik klaasipuhujaid nüüd järgmisena, eks, sest et see on niisugune nii spetsiifiline, nii palju ikkagi tööoskusi veel nõudev, et sa võid julgelt oma oskusi eksponeerida ja mitte mõelda, et sa toodad konkurenti juurde Eestisse. Ja seda hirmu ei ole, et kui klaasi puhumine oleks kiire ja lihtne, siis neid... Kõik oleksid klaasipuhujad. Siis need oleks vähemalt sama palju, kui on keraamikakodasid. Keraamikakodasid on palju. Ja, keraamikat sa võid teha paljudes kohtades, neid stuudioid on, töötubasid on palju, aga võimalust ise klaasi puhuda võhikul nii-öelda. See võtab hoopis rohkem. Seda on Eestis ainult paar üksikut kohta. Nii et klaasi puhumine on üks äge töö. On, absoluutselt. Aga lisaks klaasi puhumisoskusele ja sellele kutsele nii-öelda klaasi kunstnik olla, sul on olnud ka üks taevane kutse. Sa oled kristlane ja sinu võib-olla sattumine sinna Järva kantigi ja üldse see, et sa seda täna teed, mida sa teed, on seotud sellega, kuidas Jumal sind juhtis. Kuidas see asi aset leidis, et sa sinna üldse jõudsid? See oli üks suuremaid palve vastuseid, või ütleme, see oli suuremaid imesid, mis minu elus on juhtunud. Et ma töötasin tarbeklaasis peale kunstiakadeemia lõpetamist, nagu ma ütlesin, lühikest aega. Ja see vabrik hakkas pankrotti minema. Ma nägin ühel hetkel, et seal klaasivabrikus töötamine on muutunud võimatuks. Seal hakkasid juhtuma tööõnnetused. Kui töökeskkonnas on pinge üleval, siis inimestel fookus kaob, tekib stress ja eriti kui sul on nagu masinatega töötamine, siis see muutub ohtlikuks. Ja juhtuski nii, et seal oli üks tõsisem tööõnnetus, peale mida ma sain aru, et seal klaasivabrikus töötamine ei ole enam perspektiivikas. Et see on ainult aja küsimus, kui vabrik kinni pannakse. Ja siis ma läksin koju, ütlesin oma abikaasale Kajale, kes ka on EKA-s õppinud ja koos me tegelikult töötasime vaheldamisi. Ka kunstnik. Ka klaasikunstnik. Ja praegu õpetab ka lastele klaasikunsti Järvakandis. Ma ütlesin talle nii, et ma ei näe enam perspektiivi seal, et see on nagu ohtlik. See töö seal klaasivabrikus muutub juba ohtlikuks. Ja meil oli mul oli selline mõte, et mitte lihtsalt pöörduda siis koos oma kristlasest abikaasaga Jumala poolt, et anna meile nüüd siis uus klaasipuhumise töökoda siin kuskil Eestis, vaid oli mõte, et pöörduda Jumala poole, et Jumal pakuks või tooks kellegi meie juurde, kes pakub meile tööd.
sest selge on see, et CV Online'is ma klaasi puhumise tööd ei leia, eks ole. Aga ma olin iseenesest nagu leppinud juba selle mõttega, et võib-olla ma enam ei peagi klaasitööd tegema või siis pean mingit muud tööd tegema. Sa olid valmis ka selleks? Ma olin põhimõtteliselt valmis minema Circle K-sse hamburgereid müüma. See olukord oli minu jaoks nagu nii lootusetu. Mul oli raske palka kätte saada õigeaegselt sealt vabrikust ja kui see, ja palk oli veel väike, mul olid lapsed, 2 väikest last, nii et see oli päris selline meeleheitel palve Jumala poole. Ja peale seda sama päeva, kui see tööõnnetus oli vabrikus juhtunud, me õhtul palvetasime Kajaga koos ja siis palusimegi nii, et me teaksime kindla peale, et just nimelt see on see töö, mida Jumal tahab, et me läheksime ja hakaksime tegema. Et siis keegi tuleks ja pakuks meile tööd. Ja järgmine päev, mitte nädala pärast, kuu pärast, vaid järgmine päev, vähem 24 tunni pärast, kui ma olin vabrikus tööl, siis mulle helistas seesama Maian Raun, kes oli mind kutsunud sinna tarbeklaasi tööle ja ütles, et tead, et minuga võttis ühendust Järvakandi klaasimuuseum. Nad on just valmis saamas eurorahadega ühe klaasikoja, kus on siis ahi sees ja nad otsivad sinna kedagi riiklikuks. Nii et see palve vastus tuli vähem kui 24 tunniga ja minu jaoks oli see nagu värk selgest taevast ja pauk luua varest. Just, sest teil oli ju tekkinud selline sisemine kriisiolukord. Absoluutselt, jah. Nii selles vabriku mõttes kui sinu isiklikus elus ja nüüd äkitselt avaneb üks võimaluse aken. Seal võib-olla ei ole sadu ja tuhandeid, kes selle peale pretendeerivad, aga samas, kui see kaua oleks niimoodi olnud seal laial turul, ikka keegi võib-olla oleks leidnud, eks ole. Aga sisuliselt see juhtus kohe järgmisel päeval, kui sa alles olid selle palve lõpetanud ja see Jumala sõrm nagu selle asja juures on ilmsemast ilmne. Jaa, absoluutselt. Ja nüüd, ütleme peale seda, kui Maie oli mulle helistanud, siis ma ütlesin talle muidugi, et jah, ma olen huvitatud. Aga õhtul ma läksin siis koju ja... Sa ei ütled nii, et nagu üks kristlane ütleb, et las ma paastun ja palvetan selle eest üks kuukene ja ma annan sul tagasisidet. Ma olin ikka nõus. Loomulikult, sest sa tundsid ära selle eest kohe palve vastuse. Mul tuli kohe meelde see palve. Absoluutselt. Just, et kohe tuli see palve meelde ja õhtul, kui ma koju läksin, siis ma muidugi lõin Eesti kaardi lahti ja vaatasin, et kus see Järvakandi on. Et millele ma jah olin siis öeldud või mida siis Jumal tahab. Aga mis on hästi oluline selle juures, et see palve vastus tuli nii kiiresti ja et me just olime palvetanud selle töö pärast. Oli see, et ega need esimesed aastad seal Järvakandis 2 väikse lapsega lükata käima ühte täiesti uut klaasikoda, kus paljusid töövahendeidki ei olnud. Ja mul ei olnud ka kogemust ettevõtjana. Et ma olin vabrikus töötanud erinevates töölõikudes, mis tuli mulle lõpuks kasuks, et siis, kui ma seal vabrikus mind tõmmati piltlikult öeldes sealt kuuma ahju eest ära selle töö juures, mida ma tegelikult tahtsin teha ja öeldi, et nüüd mine lihvi ja nüüd mine graveeri ja nüüd mine mateeri. Tee kõiki rolle. Siis pärast, kui ma olin oma klaasikojas, siis ma sain aru, miks pärast ma pidin kõiki neid töid tegema. Ja tänasin Jumalat oma mõttes selle eest. Jumal nägi selle ette. Ja et ma olin piisavalt alandlik, et ma olin valmis neid asju tegema, sest et see kõik tuli mulle kasuks. Ma nägin seal suures klaasivabrikus kogu tootmisprotsessi, alates sellest, kui ta seda hakati puhuma, lõpetades sellega, kui ta läks sinna vabriku poodi, kuidas seda müüdi, mis hinnaga teda müüdi, mida inimesed ostsid, mida ei ostetud, eks ole. Nii et tegelikult... Tol hetkel sa ei teadnud, et sinu tulevikus on nagu sarnased asjad tegelikult iseseisvalt nüüd vaja teha. Jaa, absoluutselt, ma ei teadnud seda. See nii nagu tead Mooses, kes pidi seal Jitro lambaid karjatama, mitte teades, et hiljem Jumal kutsub ta 2 miljonit inimest karjatsema. See on palju suurem väljakutse. Või Joosep, kes pidi majandama Potifari kojas, siis vanglas ja hiljem tervet rahvust majandama. Nii et see alandlik... Ära alahinda nagu päeva väikese algusi. Absoluutselt. Sest me ei tea kunagi kristlastena, kui Jumal meid juhib, kui me oleme tema kätte need olukorrad andnud, miks pärast ma pean nüüd antud hetkel enda arvates tegema seda madalat tööd, eks ole. Ja miks ma pean ennast alandama, tegema midagi, mis tundub mulle ei ole nagu minu hariduse või minu huvidega kooskõlas, aga minu
kogemus ütleb küll seda, et kõik tuleb kasuks neile, kes on Jumala tahtmise järgi kutsutud, nii et ja Eros ütleb ka seda, et kui me palume Jumala käest võimalusi, siis me kujutame ette, et võimalused on siuksed aulised, meie unistustes on nad see lõppviimistlus just nimelt sellest. Kohe tuleb. Jah, siukene punasel vaibal aga tihti elus võimalused tulevad maskeeritult ja nad on riidesse pandud näevad välja nagu tunkedes. Näeb välja nagu raske töö, väljakutse, tüütu asi, ebameeldiv, ma ei taha seda teha. Ja me ei mõista, et tegelikult on nendesse just peidetud need suured võimalused. Sa oleks võinud vabalt selle maha magada, sa oleks võinud lüüa käega ja oletame, sul oleks ka see Järvakandi asi pakutud, aga sul poleks olnud ettevalmistust. Võib üsna peatselt sa oleks frustreerunud seal ja löönud lihtsalt käega ja läinud mingit kergema vastupanu teed, eriti kui arved vaja maksta, lapsed vaja toita, eks ole, hakka seda ettevõtet siin üles ehitama, mitte teades, kuidas kõiki need protsesse teha tuleb, on ju. Nii et Jumal nägi ette ja sina tol hetkel sul oli oidu olla nagu alandlik ja sõnakuulelik ja lõpuks pöördus su kasuks. Ja, kuigi selles olukorras ma seda ei tea. Selles olukorras seda ei tea. Keegi ütleks sulle, et nüüd kannatasin klaasivabrikus seda musta tööd tehes umbes 2 aastat ja siis sulle pakutakse klaasikoda ja sul on neid teadmisi vaja. Siis oleks hea meelega teinud. Ja ma oleksin vaadanud kalendrisse, et millal see lõpuks tuleb. Aga jah, et seal on mingisugune marineerimise või küpsemise aeg, mida Jumal annab meile selleks, et anda meile neid häid ande, mis tal on juba ette valmistatud. Et mulle meeldib piiblis see kirjakoht, et kui juudid tegelikult läksid sinna tõotatud maale, siis need linnad olid valmis, need põllud olid valmis, viinapuu, need istandused olid valmis, kõik ootas neid tegelikult juba seal valmis kujul, aga nemad olid alles kõrbes ja mõtlesid, miks pärast me peame istuma siin kõrbes. Täpselt. Nii et mingis mõttes klaasivabriku periood oli ka nagu mingi kõrbeteekond. Ja ega ta nüüd muidugi, kui ma sinna Järvakanti lõpuks läksin sinna klaasikotta, ega see algus oli keeruline. Sest ma pidin tundmatu maa ikkagi. Nullist üles ehitama selle kõik, kuigi mul olid eelteadmised olemas, kuidas füüsiliselt seda klaasi teha, erinevaid protseduure. Siis mida teha, kuhu müüa, mis hinnaga müüa. Täpselt. See kõik tuleb ikkagi nagu, peab tulema käigu pealt. Üks asi on ju see toode valmis teha, teine asi on see ka maha müüa ja lõpuks ikkagi ära elada kõigest sellest. Ja mõni tark mees on öelnud, et suurem kunst on maha müüa kui teha. Nii et, aga vaat siin tuli ka Jumal mulle appi, sest et nüüd me olime alles saanud selle töökoja nii-öelda rendile võetud. Me ei olnud isegi veel alustanud seal tootmist. Ja üks vanem meesterahvas tuli ise minu juurde. Vana tarbeklaasi meister, kes oli aastaid töötanud Järvajaanis ka ühes sarnases pisikeses klaasi stuudios. Ja kes oli siis seal olnud nii puhuja kui ka turundaja, selles mõttes, et ta oli sõitnud mööda Eestit, siis laatadel oli käinud, lillepoodidesse oli viinud seal klaasi. Ja tema ise tuli minu juurde, ütles, et tead, ma tahaksin sinu juurde tööle tulla. Mina ei tundnud teda üldse, ma isegi ei teadnud, kes see mees niisugune on. Oskab ta puhuda või ei oska. Ja see mees, ja mina mõtlesin, et aga olgu siis hakka, mul on loomulikult mul on abilisi vaja, eks ole. Ja nii et see Raimo Johanson, Johnny, nagu teda kutsuti, tuli mulle appi ja esimesel aastal. Ta tuli ise minu juurde ja aitas tegelikult mul selle töökoja käima lükata. Mina siis maksin talle sellest palka ja leppisime kokku ka, et kui palju ta siis saab tasu selle ees, kui ta turundab minu asju seal kuskil laadal või nii, eks ole. Ja nüüd, mis oli väga huvitav, oli see, et kui ma läksin Järvakanti ja alustasin nii-öelda oma ettevõtja karjääri, siis mul oli isegi autojuhilubasid rääkimata autost. Ja siis, kui ma nüüd esimene aasta olin siis seal Järvakandis seda klaasikoda käima lükanud, ma sain aru, et mul on vaja autot, eks ole, et sõita ringi, viia kaupa, lisaks sellele, et ma olen lapsevanem ja mul on vaja lapsi sõidutada. Ja meil oli nii, et ma sain load kätte. Raimoga koos me käisime, ostsime ühe vana rohelise Passati ära ja ma olin selle Passatiga jõudnud, kas oli vist reedene päev, jõudsin selle Passatiga koju Järvakanti ja
järgmisel nädalal Raimo ei tulnud tööle. Ja mulle helistati öeldi, et Raimo on surnud. Ja mis oli juhtunud, et Raimol tal oli südameprobleemid olnud, ta minule ei rääkinud sellest, nagu klassikaline Eesti mees, eks ole, kannatab ära ja ta arsti juures ei käi. Ja pärast tuli välja, et tal olid mingid tõsised südameprobleemid ja autoroolis oli tal kehv hakanud, enesetund läks halvaks, vahetult enne Raplat. Tal oli veel hea, jumala juhtumine oli see, et ta oli võtnud ühe hääletaja peale, kes nägi, et tal läks roolis tervis kehvaks, kutsus kiirabi, aga midagi enam teha ei olnud. Mees suri ära. Nii et see oli huvitav selline olukord minu jaoks. No jällegi see näitas seda, kuidas Jumal paneb nagu erinevatest osadest ühe asja kokku. Ja teatud faasis sul ei ole kõiki osi. Ja siis sa ei tunne nagu seda pilti võibolla ära või mõtled, et mis siin toimub, eks ole. Ja nii nagu Piibel ütleb, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Siis inglise keeles on see, et all things work together, kõik asjad töötavad koos. Aga vahest on see, et kui sul mingid osad on nagu puudu, siis käesolevalt sa võid nagu küsida, et minu elus küll ei tööta kõik hästi, no ikka väga jaman see asi hetkel, eks ole. Aga ongi see, et see puuduv osa on puudu. Ja kui ma kuulan sind, siis seal vabrikus teatud ettevalmistus Jumal nagu laskis sul sellest läbi minna. Sina ei teadnud, et seda on hiljem vaja. Lõid kulpi, tegid asjad ära, eks ole. Ja kui sa läksid nüüd sõna kuulmises sinna Järvakanti, siis tegelikult üks mees, mis ta nimi nüüd oli? Raimo oli selles mõttes ootamas ees, et kui sina sinna jõuad, Jumal saadab tema sulle appi ja ma arvan, et iga oluline osa seal täitis seda rolli, et täna sa oled see, kes oled, eks ole. Jaa, absoluutselt, et inimesed vahest tulevad sinna klaasikotta ja ütlevad, et näed, Eero, sa oled ikka kõva mees, et sa oled siin juba varsti 20 aastat klaasi puhunud, eks ole. Ja siis ma olen ikka neid korrigeerinud ja öelnud, et tegelikult see on kõik Jumala töö. Et väliselt võib paista, et see on, muidugi mul on oma roll ka, ma pean ise ka midagi tegema, eks ole. Aga mina näen ühte Jumala poolt juhitud ja täpselt nagu orkestreeritud sellist teed, kus mulle lihtsalt nagu rullitakse piltlikult vaib lahti, sa pead usus minema, vahest tundub, et see on nagu vee peal kõndimine, eks ole, sa pead tegema neid samme usus, aga Jumal on olnud abiks kogu selle teekonna vältel ja see, et ma olen saanud Jumalalt selliseid väga erilisi palvevastuseid. Kas või see, kui me palvetasime järgmine päev, meid kutsuti siis sinna Järvakanti, on olnud mulle suureks julgustuseks ja toeks siis, kui mul on olnud raske. Ja, see on kinnitanud sind, et ikkagi sa teed õiget asja. Ma olen õiges kohas. See, et ma olen olukorras, kuhu mind Jumal on pannud ja et see on raske, siis see ei tähenda, et see on vale. Sest vahest me inimestena võime ka mõelda nii, et võib-olla ma tegin vale eriala valiku. Võib-olla ma oleksin pidanud midagi muud tegema. Võib-olla ma oleksin pidanud, ma ei tea, abielluma teise inimesega või minema mujale elama, eks ole, või midagi. Tulevad raskused ja siis hakkab see kahtlus sisemiselt pihta. Aga kui ma kristlasena tean, et see on Palle vastusena tulnud, siis need raskused, ka seal klaasikojas, need esimesed aastad, mis ei olnud sugugi lihtsad, ma mõtlesin kogu aeg sellele, Jumal on mind siia toonud, see on tema plaan, tema tõmbab mind siit välja. Tema on toonud mind siia sisse, kui tõesti isegi peab see olukord siin lõppema, siis tema avab järgmise ukse. Et see annab kristlasena ka rasketes hetkedes sellise lootuse ja rahu, et ma ei pea nagu ise oma lihas nii-öelda siin, nagu öeldakse, tõmblema, eks ole. Ma ei pea püksest välja hüppama. Et Jumalal on kindlasti hea plaan ja ma olen nende aastate jooksul seda korduvalt näinud. Ja kui sa tead kõiki asju ja et nüüd peab see asi tulema, et järgmine asi peaks olema, siis sul ei ole nagu tõelist põhjust usaldada. Kui ma tean, et see on mul juba siin ootel, seal on see asi valmis, lihtne on usaldada Jumalat siis. Aga Piibel ütleb niimoodi õpetussõnade raamatus 20 peatükki vist, mehe sammud on Jehoovalt. Ja siis küsib see õpetussõnade kirjutaja küsimus, et kuidas inimene võiks teada oma teed. Ma mäletan, ükskord ma lugesin seda salmi ja küsisin nagu sama küsimuse, et kuidas siis tõesti inimene võiks teada oma teed, kui tema sammud on Jehoovalt, mitte nagu kõik ei ole nagu minu
agenda ja minu tegemine. Aga vastus sellele on ka väga ilmne, eks ole, kui ta tunneb Jehoovat. Kui minu sammud on temalt ja ma tunnen teda, siis isegi kui ma veel ei näe kinnitust ja ei taju ära seda, et miks ma lähen läbi sellest asjast täna siin, siis kui ma tean, et Jumal on mind siia juhtinud ja seda see kogu teekond sulle õpetas, on ju, siis see andiski sulle jõudu, et kuna hetkel ma seda järgmist faasi nagu ei adu, et mis siit nüüd võiks tulla või kuidas see olukord võiks laheneda, aga ma tean, et Jumal mind siia saatis. Ta ei saa mind jätta nagu siia niimoodi kuskile ootele, et nüüd ole ja vaata, mis ise edasi saad, eks ole. Et tal on midagi kindlasti valmis ja tavaliselt need asjad tulevad. Ma mõtlen Joosepi peale, kes seal vanglas oli ja siis nende 2 kaasvangile seletab selle unenäo. Ja siis ta ütles selle veinikallale, et või mõlemile tegelikult, et tuletage mind ka meelde, eks ole. Muidugi teisele mehele ta ütles, siin puuaks üles, ei saanud väga palju seal enam teha midagi. Ja see juhtus, on ju. Aga piibel ütleb, et nad unustasid ta ära. Ja vaata, kaua aega siis istud seal ja asjad ei juhtu ja mõtled, mis värk toimub, mis värk toimub. Ja mulle meeldib, kuidas ütles seda, et see inimlik faktor paratamatult tuleb sisse. Absoluutselt. Me hakkame kahtlema ja ma tunnistan seda. Ma vahest kahtlen, kas ma peaks umbes niimoodi karjase kohvi üldse tegema, et või mingil põhjusel me tajume, et kas nagu ei ole erilist, ma ei tea, reaktsiooni asjale või kogudusest teinekord tuleme, teeme mingeid asju või pastorina või ükskõik mis rollis. Me mingitel hetkedel, meid katsutakse läbi olukorrad, ei ole soodsad, need lahendused, mida me ootasime, ei näi veel olevat tulnud, unistused üldse on täitumata, eks ole. Ja need on need ajad, kus me peame Jumalat usaldama. Ja see teeb selle kristliku elu natukene ühelt poolt väljakutsuvaks, teiselt poolt muidugi põnevaks. Absoluutselt. Sa oled selles pinge väljas, on ju. Kunagi ei ole päris niimoodi, et ei tea. Kõik on paigas ja kõik on selge. Jah, endal on muidugi hea nendes rasketes hetkedes tuletada meelde, et Jumal ei pane kellegi peale suuremat koormat, kui ta jõuab kanda. Aga muidugi lihtne on öelda seda siis, kui sul on kõht täis ja riidid on seljas ja sul ei ole selles kriisiolukorras. Aga jah, et ma usun, et Kristusel on tegelikult väga palju eeliseid nende inimeste ees, kes Jumalat ei usu. Ma olen täiesti kindel selles, et ma oleksin selle klaasikoja jätnud, kus see ja teine, kui ma ei oleks Kriston olnud. Sest et ega neid väljakutseid oli palju, kõik need elektriarved ja muud asjad 2006. aastal, kui me läksime Järvakanti, siis oli buumi aeg. Mõned võib-olla mäletavad, et telekas oli reklaam, kuidas elutoa diivanist purskab naftat, eks ole, et hinnad muudkui tõusid ja kõik surusid laene ja järsku 2007-2008 tuli majanduskriis ja meie olime vaevalt jõudnud Järvakandis seal oma nagu klaasikoja käima lükata ja siis kõik kukkus kolinal. Nii et kohe alguses tuli üks majanduskriis, siis kerime umbes 10 aastat edasi veel tuli COVID, eks ole, kõik on kinni, mitte mingit müüki sul ei ole üritusi, muuseumid on lukus, turismi ei ole, aga arved on endiselt. Ja esimene tõsine kohe väljakutse ja test. Ja mis sa siis teed, eks ole, et kõik ettevõtlusega seotud sissetulekud on nullis. Aga arved tulevad sul endiselt sinna postkasti peale. Aga Jumal tõmbas ka selles olukorrast välja, ja mulle tuli täiesti ootamatult nii suuri tellimusi, mis tõmbasid mind nagu piltlikult öeldes sügavast miinusest ja sügavalt vee alt tõmbasid mind plaks vee peale. Ja ma isegi tegin omale arveldusarve seisust tegin nagu prindi väljavõtte ja panin selle nii-öelda knopkaga omal korktahvli peale, et see oleks mul silma ees, et ma seda ära ei unustaks. Sest neid asju, kuidas Jumal ootamatul hetkel tuleb appi ja tõmbab nagu pinna peale, neid on olnud korduvalt. Nii et ei saa öelda, et see keerutamise ja mullipuumise töö nii väga lihtne on. Aga klaasist rääkides, klaas muidugi juba nimetatud siin kuumana on pehme, kuldne või selline õõgav, samas ohtlik. Aga kui klaas on tahenenud, siis üks oht on see, et ta võib katki minna. Sul on kindlasti omajagu töid ka katki läinud. Sa isegi mulle näitasid seal, kuidas ühte sükest mulli teha, mis lihtsalt lendabki väikesteks killukesteks.
ja see külma ja sooja vaheldumine järsku võib klaasile muidugi seda kohe tekitada. Aga et asjad võivad katki minna, kas elu on sulle ka õpetanud sellist õppetundi, et sa pead olema ettevaatlik. Ei tohi nagu liiga kaugele minna teatud asjadega, sa võid katki teha midagi, kellegi. Ja klaasi puhul on nii, et kui klaasi sees on pragu, siis seda pragu me sealt enam kätte ei saa. Et mul on tihti lugu, inimesed saadavad mulle meile või helistavad, ütlevad, et tead, mul oli 4 kuplit ja nüüd 1 kuppel on katki. Et või seal on pragu sees, et kas sa saaksid selle ära parandada? Ja, liimiga. Ja siis ma ütlen, et sorry, et see ei ole võimalik. Kui klaasi sees on pragu, siis kas sa lepid selle praoga või sa lihtsalt teedki siis täiesti uue kupli sinna. Ja nüüd kui enamus kupleid muidugi tehakse masinatega, siis ma ütlen, et sul on tegelikult odavam osta endale uus lamp, kui hakata minu käest käsitsi tellima ühte klaasist kuplit sinna. Aga minu kogemus on see, et tegelikult ega seda haprust, mis meil klaasi sees on väga silmnähtav, kui see pragu on seal sees, murrab valgust ja me näeme teda, siis tegelikult ega need inimsuhted, inimeste vahelised suhted, võiks öelda, on selles mõttes nagu klaasi sarnased. Ja, väga haprad. Väga haprad, ja et me võime, need, kes juhivad mingeid organisatsioone või ma usun, et ka pastori amet on kindlasti selline, kus see usalduse loomine võtab aega. Selleks, et luua ühte lähedast suhet inimesega, sa pead nagu sellesse panustama. See usaldus ei teki kohe nagu esimesest silmapilgust, eks ole. Aga seda usaldust nagu rikkuda või suhteid rikkuda on nagu äärmiselt lihtne. Lihtsalt üks mõtlematu vale sõna või mingi vale emotsioon, mis tuleb üle. Vale suhtumisega. Vale suhtumine, jaa. Ja seda tagajärge, ma võin andeks paluda inimese käest. Tegelikult ma ei mõelnud niimoodi, mul lihtsalt oli raske päev ja sorry, anna mulle andeks. Aga seda sõna, mida ma olen oma suust välja öelnud, seda valu, mida ma ise olen tekitanud, seda ma enam tagasi võtta ei saa. See on nagu tegu, mis on tehtud ja ma lihtsalt pean nagu leppima sellega, et mina olen midagi taolist teinud ja teise ma pean siis kuidagi lihtsalt üritama seda nagu heasta sellega, et öelda, et tead, anna andeks, ma ei tahtnud nii teha. Et selles mõttes võiks öelda küll, et inimsuhted on ka nagu sellised haprad, õrnad ja eriti haprad ja õrnad on, eks ole, lapsed, laste kasvatamine. Pean tunnistama, isana olen väga palju eksinud, arvates, et mul on lapsevanemana mingisugune teadsukene kord majas ja eriti kristlastena me vahest kipume oma lastelt nõudma asju, mis käivad lastele selgelt üle jõu. Ja võime oma lastele seeläbi palju valu tekitada, mis mitte ei tõmba neid Jumala juurde, vastupidi, võib-olla lükkavad need hoopis usust eemale, nii et inimsuhted on haprad nagu klaas. Ja, tõsi. Eesti keeles on niisugune sõna nagu keeruline, et suhted on keerulised. Me ei oska nagu paremini sõnastada või iseloomustada, mida täpselt isegi selle all mõelda, sest samas me võime lugeda ja uurida kõikidel nendel teemadel psühholoogiast kuni, ma ei tea, emotsioonide analüüsini, aga päriselus on ikkagi mingisugune X-faktor, mida me ei oska niimoodi näha sel hetkel ja see kõige võib-olla keerulisem on ka see, et me ei näe ju ise ennast. Meil on pimedad küljed ja suhetes ongi, kogu aeg vaja olla selline õpipoiss ja kasvada. Ja see on ka suhtes Jumalaga. Amen. On ju, täpselt samamoodi, kus me vajame järjest rohkem nagu paremaks saada ja selle asemel, et olla head rääkijad Jumalale, mis kõik ta tegema peaks meie heaks, on ju, õppida Jumala häält kuulma ja samamoodi oma laste. Märt Vähi ütles hästi. Ma küsisin, mis sa teeksid täna teisiti, kus oma lapsi kasvataksid, ütles, et ma lihtsalt kuulaksin neid rohkem. Ma lihtsalt istuksin maas ja kuulaksin neid. Ja omal ajal, kui ta tuli Eestisse, see oli suur elumuutus. Kanadas elu oli hea, need lastel olid oma kambajõmmid seal ja kõik puha tulla siia nagu väga-väga kehvale järjele võrreldes Kanadaga, siin see Nõukogude järgne Eesti oli raske samm ja eks Märdi tihe teenimisgraafik, kui ta rajas kogudusi üle Eestimaa ja tulid tohutult hõivatud, välismaa reisid ja kõik muud peale selle, tegi seda, et oli palju kodust ära
ja muidugi see tasakaalu leidmine ongi väljakutse ka. Aga oli aeg ju näiteks, kus tema enda poeg, üks poegadest ei käinud issandaga, oli hoopis tarvitas narkootikume. Hiljem see poeg muidugi pöördus Jumala poole ja aitas tal Lootse küla üles ehitada, aga Jumal pööras asjad heaks. Aga ta ütles et ma täna kuulaksin ja ma arvan, see on ka üks selline oskus, mis aitab asjadel mitte katki minna. Et ma lihtsalt olen valmis inimesi kuulama, oma naist, oma meest, oma lapsi, oma kaastöölisi, ülemused kuulates oma alluvaid, eks ole. Ja üldse me õpime kuulama, kaasa arvatud siis Jumala häält, on ju. Amen. Sest me oleme nagu kiired palvetad, et Jumal, siin on täna sinu ülesande, mis sul tuleb täna ära teha. Ja vana aja inimesed ootasid Jumalat ja kuulasid teda, eks ole. Ja ma arvan, et mis teeb meie elud edukaks, ei ole mitte see, mida me ütleme Jumalale, aga mida Jumal ütleb meile. Absoluutselt. Ja samamoodi ka, et suhetes on ju, et mida me ütleme oma lastele, et sul tuleb teha nüüd nii ja nii, siin on selle maja reeglid on siin, koopia on siin seina peale ka sul kodu. Kivitahvlid. Aga et mida me kuuleme, et nemad räägivad meile ja ütlevad meile. Tagasi tulles klaasi juurde, siis klaas on ju kujundatav materjal ja nii nagu sina kujundad klaasi, Jumal ühel viisil kujundab meid. Ja kuidas Jumal on sinu elu nende aastatega kujundanud, kui sina oled klaasi kujundanud, kuidas Jumal on sind kujundanud ja voolinud? Ilmselt on ka mõnest tulisest ahjust läbi käinud. on pidanud käima ja tihtilugu see tuli seal ahjus, see ei ole kellegi teise kui vaid enda poolt üles köetud. Et usule tulles noore mehena, nii nagu enamus Eestis noori mehi, tegelesin rohke alkoholi tarbimisega, eks ole, ja suitsetamine ja pidutsemine ja nii edasi. See oli see aeg, kui sa muidugi Jumalaga ei kõndinud veel. Ja, see oli enne usule tulekut. Ja ega sa vist olid ka lausa sükene mitteustlikus kodust pärit noormes. Jah, ma võiks öelda, et ma oma suguvõsas olen nagu see jäämurdja või see esimene pääsikene. Nagu minagi oma suguvõsas. Nii et, ja kui ma usule tulin, siis ega ma usun, et ma oma suhtumises ei olnud erinev paljudest kristlastest, kes tulevad, noored kristlased tulevad, mõtlevad, et kui ma nüüd ei suitseta, viina ei joo ja pidu ei pane, siis ma olen juba väga hea kristlane. Ma olen juba neid halbu asju, ma enam ei tee, järelikult ma olen juba väga õige inimene. Ja ma mäletan küll, et mul oli selline, tekkis sükene pehmendades natukene üleolev suhtumine nende inimeste suhtes, kes siis tegelikult praktiseerid seda sama asja, mida mina alles hiljuti tegin. Nii et tekkis selline sisemine kõrkus, ma mäletan südame hoiak, et mis patused paganat, et ei üldse midagi maailmast tegavad, mina kristlane, see püha inimene ja ma käisin valgetes riietes, mul olid valgetes ja absoluutselt. Mul oli pastor Aavo Paistik, tema kodu oli ka niimoodi valge, siis ma sain sealt väga inspiratsiooni, värvisin kõik seinad valgeks ja siis ma tundsin ennast tõeliselt nagu oma pisikeses Kalamaja pliidiküttega korteris nagu üks valge munk. Ja paastusin ja lugesin piiblit kõvasti ja see kõik on hea. Ehk teisisõnu, sa panid päris palju reegleid enda peale. Absoluutselt ja ma tahtsin ja mulle need reeglid meeldisid. Ma nautisin seda tegelikult. Ma isegi nautisin, ma mäletan, ma olin üliõpilane ja käisin siis ühes koristusfirmast, käisin tööl. Valgete riietega või? Päris valgetega, ma seal konkreetselt ei koristanud, aga seal oli siis niimoodi, et ma pidin nagu need tööriided ära võtma ja panema enda riided ja kuna ma võtsin endale sükse mõtte, et ma nüüd 3 korda päevas paastun või nädalas paastun. 3 korda päevas saaks päris... Ütleme iga söögi korrale. Ma arvan, selleks saab igaüks hakkama. Aga 3 korda nädalas niimoodi, et ja siis mul ikkagi võtsin kaalust päris kõvasti alla, nii et mul isegi sugulased ja sõbrad juba märkasid seda ja muutusid murelikuks. Ma tean, et John Wesley paastus 2 korda nädalas, aga sa tahtsid olla üle sellest veel. Jaa, veel kõvem tüüp.
ja siis ma mäletan, et ma seisin ükskord nagu peegli ees ja vaatasin, kuidas mul ribid siin paistavad ja ma tundsin nagu südames uhkust selle üle. See on nagu mingi saavutus, eks on nagu mingi medal rinnas. Ja ma olen nagu tegija, ma olen ikka tööl nagu Kristana. Jumal on nagu vaimustunud, et ta sinu suhtes endale sai. Ja ma võin lihtsalt võtta oma särgi seljast ära ja siis ma kiirigan, eks ole. My goodness. Ja noh, vaata ka tulles omamata nagu sellist tausta ja noh, ütleme selles koguduses oli ka selline rõhuasetus käsumeelsusele. Mingi käsumeelsuse aspekt oli seal juures, muidugi keegi mulle sellist eeskuju päriselt ei andnud. Aga lihtsalt mina nagu tulles sellisest täiesti usu kaugest ja maailmast, noh, ma avastasin järsku ühe maailma enda jaoks, mis mind joovastas sellises nagu vaimulikkuse heas mõttes. Aga sellega oli väga kergesti minna nagu ultraäärmusesse, eks ole. Ja noh, ma ühel hetkel ei hakanud hambaid ka pesema enam, sest pärast, et ega jumal ei ole ju hambari leiutanud ja kõik, meil on bakterid ja värgid kõik siin suus olemas, miks teevad tööd selle eest ära. Hambad hakkasid lagunema mul ja noh, ma olin ikka päris... Aga sa ütlesid, kallis, kas võiksid suu värskendajat kasutada või? No, ma kasutasin küüslauku, see oli minu suu värskendajat. Ja ma käisin Kunstiakadeemias ja lõhna järgi pärast Kaja oli seal ka, eks ole, et lõhna järgi oli ära tunda, kas Seera on koolis või mitte. Just. Nii et no ma olin päris frukt. Ma lisan siia vahepeal juurde, et meenutab väga seda, kuidas mina ka olin. Mitte, et meie koguduses õpetati sellist strict rule ja käitumisreeglid või midagi, aga jah, kuidagi moodi ma ka samastasin sellist heaks Jumala lapseks olemist sellega, mida ma sooritan ja mida ma teen. Ja siis ma lubasin enda kohta hästi tunda, kuna ma teen kõiki neid asju. Ehk teisisõnu, minu õigsus, minu pühitsus Jumala ees, minu pühadus tema ees oli seotud vägagi sellega, mida ma tegin. Ja kui ma ei sooritanud piisavalt hästi, siis ma tegelikult tundsin halvasti. Ja see on seotud sellega, mida Kristus oli teinud minu eest. Kuigi seda ma ka uskusin, aga kuidagi märkamatult ma olin lasknud selle enda sisse. Ma oli ka, mäletan, et kuskilt siis keegi ütles, et Piibel ütleb, et mitte ära tapa, või tähendab, et lihtsalt ära tapa inimest, vaid ära üldse tapa. Ja keegi siis ütles selle peale selle lause, kui ma olin tema selja pealt ühe sääse maha löönud. Ja siis ma ütlesin, kuule, täitsa õige. Muidugi, isegi sääske neid ei tohi tappa. Ja siis ma läksin koju ja uue ilmutuse tegin kohe oma ema ette, kes parasjagu kärbsesse lõia. Oi, siis ma ema ütles, et sa oled päris hulluks läinud ja meil oli siuke tõsine kriis selle pärast. Aga loomulikult Jumal kujundas mind ümber ja ma annan sulle tagasi selle loo jätku, et kuidas Jumal siis kujundas sellest käsumeelsusest edasi, kus sa tänaseks oled jõudnud. Mul oli selline unenägu, kus minu ees oli üks naisterahvas ja siis ma nagu tõusin või nagu mind tõsteti tema kohale ja ma mõistsin ta hukka. Niimoodi hukka, et sa oled nüüd igaveses hukatuses ja sinust nüüd sa oled põrgus, eks ole. Ja see kogemus oli, ja ma tundsin unes selle vanema naisterahva, kes oli tundmatu minu jaoks, lihtsalt üks isik. Ja ma tundsin tema seda hirmu, seda õudu, mida ta tundis läbi selle, et mina teda hukka mõistsin. Ma kogesin seda nagu isiklikku kogemust. Ja sel hetkel ma sain aru, et see, mida ma teen, et sellel tegelikult on tagajärg. Et see ei ole... Et see, kui ma kedagi nagu põrgusega vaatan või üleolevat suhtumist temast välja näitan või öelda, et see inimene on täiesti põrgulaps ja taevasse ei pääse. Et kas ma suudan ka reaalselt endale aru anda, mis on see tagajärg, mis sellisele hoiakule ja suhtumisele, mis sellega tegelikult kaasneb. Mis see teistel inimestel teeb? Mis see teeb tegelikult, ja noh, minul tollest hetkest tekkis, noh, ma ei saa öelda, et ma nüüd siis vabaks sain sellest hukkamõistust, eks ole, see on inimlik. Aga mul tekkis nagu üks mingi lisadimensioon, et aru saada, et ainult Jumal on see, kes saab õigeks mõista ja hukka mõista, sest tema ainsana suudab, noh, olles armastus, öelda inimesele, et sinu on lugu läbi, eks ole. Ja lõpuks hinnata meie motiive ja suhtumisi akuraatselt. Sest me lõpuni ei oska ikkagi asju näha, eks ole, ja teeme seda mingisugusest natukene kallutatud, moonutatud perspektiivist. Ja kanda
selle hukkamõistuga kaasnevat valu, mida see inimene tegelikult kogeb. Et ma ei tea, kuidas kohtunikud öösiti magavad, eks ole, kui nad on pidanud kellegi ütlema, et sa oled elu lõpuni vanglas ja sul mingit pääsu ei ole, eks ole. Ega see, ma ei tea, kohtuniku ametit ma pole pidanud. Aga inimesena omades empaatiat, ma paratamatult ju mõtlen selle peale, et kuidas see inimene ennast tunneb. Et ma usun, et see empaatia oli kaastunne, mis oli Jeesusel kogu aeg olemas, eks ole. Ta tundis kaasa isegi oma vaenlastele, ta nägi nende kurjust ja siis tal oli kurb meel, et nad olid nii tigedad. Et ma usun, et see on üks võti, see kaastunde omamine, et hoiduda sellistest kohtumõistja pattudest, eks ole. Et sa käid ja elad armastuses. Et kui sa räägid tõde, ja tõde on vaja rääkida, sa räägid seda armastuses. On ju, sul on nii-öelda silmad märjad, kui sa pead andma sellise tõsise teate edasi. Ja, see on nagu raske. Aga ütleme noorele kristlasele, kes veel ei saa nendest asjast aru, temal on see lihtne, eks ole. Hinnangud tulevad niimoodi nagu Vändrast saelauda, eks ole. See kogudus, kus ma alguses kõigepealt sattusin, see on väga armas kogudus, ma tohutult fännasin seda. Aga kuidagi oli ikka niisugune alateadlik tunne, et me oleme see kõige parem siin linnas ja kuidas keegi üldse suudab olla kuskil mujal. Ja mul oli tõsiselt selline tunne, et ma olen siin kodus parimas kohas ja tasapisi see tekitas sellise hukkamõistu ja kohtumõistmise teiste üle. Ja minu teekond sellisest või kuidas Jumal mind kujundas, ja ma olen selles kujunemises ikka veel, aga oli see, et ühel hetkel ka ma hakkasin mõistma selle armu tõelist tähendust. Ja võib-olla selles võtmes ka Jeesus enda loomust, nagu sa ütlesid, ta on armuline, ta on armastav. Et mida see tähendab? Ma hakkasin nägema seda sellistes lugudes nagu Samaaria naine, kellega Jeesus räägib seal, kellel oli 5 meest olnud ja mees, kellega ta elast oli taga vaba abielus. Ütleme, juudi rabi sellises võtmes oleks ta täistunud hukka mõistetud. Aga Jeesus pidi kommunikeerima armu temale sellepärast, et kui naine läks sealt vestlusest tagasi linna, jättis isegi pange sinna või ämbri, siis ta läinud sinna linna ja ütlenud niimoodi linnaelanikele, teate, seal üks juudi mees võttis mind niimoodi läbi praegu, et karvad lendasid ja tulge ka ja saate ka ühe sahmaka hukkamõistu ja kohtumõistmist ja võib-olla terve linn tuli kaasa temaga. Need järelikult, mida tegelikult ta tundis, oli, siin on üks täitsa teist liiki, teist klass omaette inimene. Ma ei ole sukst inimest enne näinud. Ja tulge ja saage osa sellest, mida sellel mehel on öelda ja teha, eks ole. Ja need näited on ju läbi kogu pühakirja. Ja ma hakkasin märkama seda, et Jeesus käitus teistmoodi. Piibel ütleb Johannes evangeeliumis, et ta tuli oli täis armu. Kui miski või keegi on täis midagi, siis ta on palju seda. Armu peale. Ja ma hakkasin vaatama seda, kuidas ma olin olnud väga range enda suhtes, väga range teiste suhtes ja kuidas see ei esindanud tegelikult lõplikult seda Jumala standardit, keda Jeesus tutvustas meile taevast isa olevat ja ise etendas seda. Nii et ma arvan, me oleme siin muutumises veel, aga ma lihtsalt võin kinnitada sind, et ma nagu väga hästi saan aru seda käsumeelsust, meie oleme need õiged ja kui sa meie standardi järgi ei tee, siis sa vaevalt küündid kuskile, eks ole. Nii et see meelemuutus ei olnud nagu lihtne mul juhtuma ja me räägime täna siin kujunemisest ja kuidas Jumal meid kujundab. Võib-olla Klaasi on tõesti lihtsam kujundada. On ja iseloomu kujundamine on nagu pikk protsess ja seal 6 minutiga see ei käi, kuigi nagu öeldakse, et elevanti süüakse väikeste suudeetega. Et eks iseloom ka aja jooksul. Aga Jumal tuleb ise appi, et mulle esimestel aastatel ma lugesin palju piiblit, ma võtsin endale ette jälle panin omale paika, ma olen korra inimene, mulle meeldib kõik korra järgi teha ja siis ma panin endale paika ka, et mitu tundi ma päevas siis piiblit loen, ma ei mäleta, kas oli 1,5 tundi või tund aega
noh, ma olin vallaline mees, eks ole, naist ja lapsi ei olnud ja üliõpilane ja noh, natuke ei aega ikkagi see piibli lugemises ka, nii et mulle meeldib see, et Jumal tuletab meile oma sõna meelde. Et kui me seda loeme, siis Jeesus ütleb, et ta läkitab püha vaimu, kes meile õpetab ja tuletab meelde kõike, mida Jeesus on teinud. Nii et olulistel hetkedel mina olen seda kogenud, et sellised ootamatud kirjakohad, mis tulevad nagu järsku sulle meelde, on aidanud ka korrigeerida neid samme, ka iseloomu muuta. Ja see on endiselt, ma usun, üks viis, kuidas Jumal meid kristlastena õpetab, et ta tuletab meile õigel ajal õige kirjakoha meelde. Et noh, ma hakkan mingit valikut tegema ja siis ma tunnen oma südames see kirjakohtale. Ja ma näen nagu seda olukorda selle kirjakoha valguses hoopis teistmoodi. Ja see aitab mul teha nagu paremat otsust. Nii et kristlastel kindlasti on kasulik tunda oma taevase isa ja Jeesuse õpetust nagu hästi. Et mida paremini sa seda sõna tunned, seda paremini saab ka pühavaimselt juhtida. Ja kui ma veel kord mõtlen selle töö peale, mida sa teed ja nende etappide peale seal, siis ma ei saa parata, et mõelda, kui sarnaselt meie elud lähevad läbi. Esiteks see tarbeklaas, mida sa võtad alguses, millest sa teed lõpuks midagi väga ilusat, on ju noh, nagu sükene, et ta ei näe isegi midagi eriti välja, eks ole. Ja Jumal võtab ka meid kuskilt, noh, tuleme sealt maailmast oma korrupeerunud mõtlemisega, kangekaelselt tahtmisega ja katkised emotsioonid ja nii edasi, aga ta hakkab siis voolima meid. Ja see nõuab teinekord sukest kuumust, nõuab tulist ahju nagu Heebrea 3 meest, kes läksid sellest läbi, et mingid köidikud põleksid ära. See on huvitav, et nende riided ka ei kõrbenud ära, aga köied põlesid ära. Sidumised põlesid ära seal ahjus, eks ole. Need ei põlenud ära muidu. Väga huvitav. Ja teinekord selles tulises ahjus sa mõistad Jumalat nii nagu sa ei mõista teda nagu tavalises olus. Ehk et nii nagu Jeesus ilmub seal jüngritele tormis kõndides merel. Ja tegelikult ju ilmutab enda kohta midagi, mida nad ei teadnud või ei olnud ennem näinud, et ta võib kõndida ka vee peal. Vau! See on ikka tõsine ime. Ja et teinekord tormis Jumal saab näidata enda kohta asju, aspekte, mida me muidu ei mõistaks. Ja kuidas siis ka meid hoolitakse, siis keerutatakse selles mõttes, et me oleme nagu mingis pöörises, erinevaid sellised aegu on meie elus, et see, et meist saab midagi kaunist, ilusat, nagu lõpuks üks klaasist toode on või kunstiteos, see nõuab kõiki neid aspekte. Hakkab pihta millegist, mis ei ole väga kaunis võib-olla, kuidas siis sa lähed läbi tulistest aegadest. Võib-olla teinekord saad lööke pihta, eks ole, sa oled ka, pead seal midagi kääridega ja tõmbama ja kui me ütleks, et see klaas on elus olend, siis ta tunneb selle, mis sa mind siin tead niimoodi tirid praegu. Aga see nagu ütleb lõpuks seda, et me peame usaldama seda super loojat, klaasimeistrit, taevast klaasimeistrit, kes meist midagi voolib. Jah, me võime öelda niimoodi, et kui nüüd Jumal lõi põrmust inimese, siis ta puhus tema ninast elavat õhku. Ja eks klaasipuhuja puhub ka ju sinna klaasi sisse seda õhku. Väga hea. Et võib öelda küll nii, ma usun, et Jumal oma hingust või seda hinge või vaimu või seda õpetust, et ta puhub nagu kogu elu vältel. Et see on nagu kogu elu kestev protsess. Nii et see elavaks saamine selles surmaihus kestab meil kogu elu. Ja me ei ole enne valmis, kui me siit maailmast lahkume, eks ole. Et viimase hingetõmbeni me tegelikult ju küpseme ja erinevad olukordi. Ja lõppeks see teos on valmis alles siis, kui ta on mitu korda saalt ahjust läbi läinud, eks ole, ja ta on võtnud selle kuju, nagu looja on täpselt oma silmas ette näinud. Kuniks ei ole see, mis ta tegelikult alguselt tahtis, ei ole see valmis. Ja tema teab tegelikult seda paremini, milline potentsiaal, millised võimed, milline plaan temal on meie suhtes.
et mina võin inimesena vaadata ennast erinevatel eluetappidel või ka samal päeval. Ma võin ise ennast vaadata väga erineva nurga. Ja ühel hetkel ma mõtlen, et tead, see Eero on ikka väga kihv tüüp, et vaata, mis ta siin kõik teeb, eks ole, keerutab ja puhub mulli ja siis seal klaasikojas midagi tuleb, no üldse välja ei tule, mõtlen, et ma täiesti mõttetu tüüp, ma ei tea, miks ma üldse seda klaasi puhuma hakkasin, eks ole, ma toon äärmuseid, aga ma usun, et Jumalal on meist üks selline suur tervikpilt ja minule on kasulik see, kui see minu pilt iseendast läheb selle pildi kokku, mis tema minust on. Sest siis ma olen nagu tema plaanis. Et kui ma puhun selle enda mulli nii-öelda liiga suureks, no, siis see tekib dissonants, see tekib kriis, eks ole, ebakõla. Samas, kui ma seda mulli jätan liiga väikseks, no, võib-olla alandan ennast nii palju, et mõtlen, et mõttetu tüüp, no, siis on ma olen jälle proportsioonist väljas, et tegelikult seal on see, ma usun, et Jumal on igale inimesele andnud sellise oma vormi ja me tunneme, ma usun ennast lõpuks kõige paremini just selles vormis, mille Jumal on meile andnud. Ja pidades veel meeles, et iga protseduur selle teekonnal, on see siis valulik või mitte, on mõeldud sinu heaks. Just. See töötab sinu kasuks, kuigi sa seda sel hetkel ei näe. Et see... Pärast sa oled tänulik, et see kulus mulle ära. Ja, absoluutselt. Et seda näidet on tihti toodud, et tihti lugu inimene, kes on läinud läbi paksuste vedelaste vastorudest, nagu öeldakse, eks ole, muutub oma elus siis selliseks pehvemaks ja leebemaks ja mõistvamaks ja empaatilisemaks, alandlikumaks. Jah, et ta ei ole enam selline siuks-jauh ja tema teab ja tema on ja tema räägib, eks ole. Nii et meil on vaja seda sõtkumist, et olla piisavalt pehme ja meil on vaja seda elus käia läbi nende ahjude, et olla paindlik, et need olukorrad, mis meil elus on, ei murraks meid, vaid et vooliksid meid. Et klaasi puhul on ka nii, et tal on, isegi kui ta on nagu kuumast peas, ma temaga tööd teen, siis vastavalt sellele, millise temperatuuri juures ta on erinev kõvadus ja erinevate tegevuste jaoks on erinevad etapid. Nii et ma pean seda nagu meistrina või klaasi puhul mis ära tundma, mida ma parasjagu teha saan. Ja kui sa oled sellest kogu protseduurist läbi läinud, siis looja käekiri on sinu külge nii-öelda nüüd tulnud. Tema näpujäljed on minu peal. Jah, selle töö kaudu, selle kõige protsessi läbi. Ja kuna tema on meister, siis ma usun, et kui me kohtume teise looja poolt loodud, sama looja poolt loodud skulptuuriga või mingi esemega, siis me tunneme ära, et tal on sama autor. Siis meil on need samad näpujäljed, see sama kõla on meie sees, eks ole. Nii et see on väga huvitav, meil käisid siin, kas oli vist nüüd sügisel, vist käisid Inglismaalt need külalised ja täiesti võõras inimene, kes tuleb teisest riigist, eks ole, ja teisest kultuurist ja teise taustaga. Ja kui me temaga suhtleme, vaatamata sellele minu puudulikule inglise keelele, me võime rääkida nagu hingesugulased. Me saame üksteisest aru, me saame nendest mõtetest aru, ilma et me peaksime selgitama väga palju. Sest meil on üks ja sama usk, meil on üks ja sama sarnased kogemused, mis tulevad sellest usust, sama maailmavaade. Nii et meil on sama looja, sama autor, sama nii-öelda see puhuja, kes puhub meile seda elavat õhku sisse. Nii et see on tänu Jumalale. Et kui kristlane ei oleks, siis selliseid kogemusi ei oleks. Siis oleks nii, et iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne raja, eks ole, ja siis löön rusikaga vastu lauda, mina tahan ja mina nõuan ja mina olen. Ja lõpuks, kõik on kõigiga konfliktis, eks ole. Et sellist tarkust, tunnetust, armastust, rahu, lootust, rõõmu, kõike, mida Jumal annab, ma olen täiesti kindel, et inimene mitte kuskilt. Absoluutselt, just nimelt. Ja Eero, kuulates sind, ma tean, et sa oled ju jutlustanud meie koguduses ka nii mitmedki korrad, aga minu teada, mina ei ole kuulnud, et sa oleks jutlustanud terve jutluse nagu klaasi kujundamise või ühe toote valmistamise nagu eeskujuna või mis nagu paralleelselt siis nagu võtta neid faase. Aga ma siin täna juba rääkides arvan, et siin võiks täitsa kooruda üks, eks ole, et kõik need asjad on nagu elulised ja lõppeks Jumal teab, mis on parem. Ja kui ma
ei punni vastu, alistun temale, usaldan protsessi, usaldan siis teda selles võtmes, siis lõppeks tema teeb selle asja paremini, kui mina iial teeks. Absoluutselt, amen. Mul on ka oma plaan. Ma isegi arvan võib-olla teinekord, et minu plaan on parem kui Jumala plaan. Tihtilugu see nii on, kahjuks. Aga lõppeks, kui ma lasen Jumalal teha, mida tema on valmis pannud minu jaoks, ma leian, et see on parem, kui mina oleks suutnud toota. Ja ma arvan, et see on ka sinu selle loo ja tunnistuse nagu selline järeldus, et mina võib-olla mõtlesin nii ja nii. Mõtlesin, mis sealt Järvakandist küll hea peab tulla. Aga nüüd aastad kerime edasi, me oleme siin koos, teenime koos Jumalat. Me ei tea, mis tulevikus on veel head varuks, aga see Jumal, kes on toonud meid siiani, viib siit ka edasi. Ja, tänu Jumala selle eest, et me saame teda usaldada kõikides eluetappides. Ja ma usun, et nii nagu sa ütlesid, et need, kes Jumalat armastavad, neile kõik kasuks tuleb, siis on hea endale selles kõrve teekonnast seda meelde tuletada. Kui keegi tahaks leida sind üles ja tulla tegema workshop'e või tulla osta mingeid tooteid, siis kus sa täpselt asud seal Järvakandis? Kui tänapäeval oskavad kasutada internetti, Google Mapsi ja lihtsalt tuleb sisse guugeldada klaasi puhumine. Kuna see klaasi puhumine on Eestis nii haruldane, siis me oleme seal Google'i otsi mootoris oleme kohe seal esilehel. Või kui Mapsiga tulla, siis klaasikoda või? Võib panna klaasimuuseum. Klaasimuuseum, jah. Kuna me asume Järvakandi klaasimuuseumi klaasikojas, siis ükskõik kust Eesti punktisse selle klaasimuuseum sinna sisse toksid. Eestis on ainult üks klaasimuuseum ja see koha ja Maps kohale juhatab, nii et leida on lihtne Järvakandist, Järvakandi ei ole nii suur alev. Ja kui on soov tulla ise töötuppa, siis ma kindlasti soovitan ette helistada. Võtta eelnevalt ühendust, kõik kontaktid on internetis olemas, sest et kuna see klaasi töötubade korraldamine ei ole põhitöö, see on nagu ma ütlesin, et klaasesemete valmistamine müük on see põhitöö, siis päris igal kellaajal ja päris igal päeval me neid töötubasid ei korralda. Aga see on siis nagu kokkuleppimise küsimus, et kes soovib tulla ja aprillist aastavahetuseni on ahi sees, nii et kui soov on, alates 7. 8. eluaastast võib tulla üksinda, võib tulla 20-kesi, võib tulla ka 80-aastane. Ei pea olema super tugevad kopsud, ka kopsuhaiged ja suitsetajad saavad meil klaasi puhumisega hakkama. Saavad suitsetamist vabaks. Ja on, kui nad saavad, jah. Et see klaasi puhumist ei maksa karta, sest et need asjad, mida me seal töötoas inimestega teeme, on jõukohast. Nii, Eero, mul on siin 2 kausikest, mis on valminud sinu töökojas. Selle oled teinud siis sa ise. See issuge valge, õkkene näeb kena välja ja selle haruldase teose, mis on hoopis jämendavate sintega, olen siis mina puhunud seal sinu töökojas. Muidugi mul on siin alla siis graveeritud ka ekstra sinu abikaasa poolt ja mõned mullid on ka sees siin. Nii et ma vaatan siit, et täitsa nagu sükene ühtlane. Ja täitsa hästi välja tulnud. Ma ei tea, mis hinda sa ise sellel annad, aga... No ma annan väga hea hinda, et ma ei tea, kas pastorite seltskonnas selline nali nagu hästi läbi läheb, aga tegemist on hea keerutaja, kes oskab ennast välja keerutada igast olukorrast ja sein on ühtlase paksusega, nii et... Eero, suur tänu sulle selle vestluse eest, sinu sõpruse eest ja kaastöö eest ja et me saime täna lisaks sellele klaasi töö avamisele ja jagada seda, kuidas Jumal samal ajal kujundab meid, kui meie kujundame mingeid asju. Nii et see oli väga-väga huvitav vestlus. Ja, suur tänu kutsumast. Aitäh sulle. Suur tänu, ole õnnistunud. Ja, ole õnnistunud. Nii, me oleme siin Järvakandi klaasimuuseumis, klaasistuudios Eero Vaikrega ja Kaja Vaikre. Ja Eero klaasipuhuja näitab meile kohe, kuidas ühte huvitavat klaasist elementi teha. Kaussi teha, jah. Et me hakkame tegema sellist kaussi, kus siis on värvilised täpid sees ja need värvilised täpid moodustavad seal kausi sees spiraali. Ja kausile endale me tekitame siis sellise lainetava servani, et tuleb selline vaba vorm, vaba puhumine
ja vaba puhumise juures ka klaasipuhuja alati 100% ei saa ka kontrollida, milline see lõpptulemus välja näeb. Nii et on niisugune loominguline vaba protsess, nii et vaatame, mis välja tuleb. Võib-olla tuleb midagi väga unikaalset. Võimalik ja kunagi ei tea, kui pastor tuleb külla, et see võitmine võib-olla voolab minu peale ka. Nii et täna siis teeme ühe väikse kausi, vaatame, kus välja tuleb. Kuidas me pihta hakkame? Me hakkame pihta sellest, et kõigepealt võtame ahjust piibu otsa natukene vedelat klaasimassi, värvime selle klaasimassi ära ja siis, kui meil see südamik on valmis, mis võtab paar minutit aega, siis me võtame sellele klaasist südamikule teise kihi vedelat klaasi peale ja siis me moodustame sellise kuuma klaasist kera ja klaasist kera me ajame siis, kuna vahepeal temperatuur klaasil kogu aeg langeb, eks ole, siis selle klaasist kera me ajame nüüd gaasiahjus, mis teeb meil natukene müra ja tõstab temperatuuri, aga me ajame selle kera nii kuumaks, et kui mina ühel hetkel hakkan seda metalli või seda piibuvart hästi kiiresti keerutama, siis see kuum klaasimass läheb meil lahti tsentrifugaaljõuga nagu, piltlikult öeldes nagu lill või nagu potikedra peal savi ja me laseme siis sellel kuumal vormil vajuda niimoodi lainesse. Nii et üritame seda teha, vaatame, kus välja tuleb ja loodan, et inimestele, kes pole enne klaasipuhumist näinud, mõjub see ka inspireerivalt ja tekib võib-olla soov kunagi tulla meile siia klaasi puhuma, sest me teeme ka töötubasid. Hakkame siis väga pihta. Hakkame pihta, just. Nii, et kõigepealt siis klaasipuhuja alati, kui ta midagi teeb, võtab siia pika toru ehk siis klaasipuhuja piibu otsa natukene vedelat klaasimassi. Kuna ma teen värvilist vormi ja ma teen nüüd mitu kihti värvi, siis ma võtan siia kõigepealt kollast. Mul on siin topsi sees kollased klaasikillud ja need kollased klaasikillud ma sulatan nüüd selle südamiku külge. Ma natuke nüüd sulatan neid klaasikilde ja siis ma võtan nendele klaasikildudele teise kihi värvi veel peale. Nii et tegelikult ma võin seda värvi oma vormidele lisada niimoodi kiht-kihilt. Kui kuum see lahju juures hetkel on? No siin, kus mina seisan, on praegu suhteliselt nagu normaalne. Eesti sauna moodi? No ütleme niimoodi, jah, umbes. Nii et see klaasipuhumise töö on me ütleme, et me töötame sooja koha peal. Just, ja vett läheb vist päris palju. Ja vett peab kindlasti jooma, sest et vastasel juhul lihtsalt see veepuudus, mis organismis tekib, ühel hetkel lööb pildi eest ära. Vastasel juhul saab sinust väga kuiv kutt. Kuiv liha, jah. Nii, nüüd ma võtan siia, kõigepealt, nüüd ma siis natuke rullin selle värvi kinni. Ja miks sa just üles tõstad teda? Ma tõstan üles sellepärast, et siis ma saan vastavalt erineva kujuga mulli. Okay. Et kui ma näiteks puhun ülevalt alla, siis see kuum klaas seal piibu otsas valgub gravitatsiooni mõjul minust eemale ja ma saan sellele mullile või vormile, mida ma valmistan, paksema põhja. Kui ma tahan, et vormi põhi oleks õhem, siis ma puhun ülevalt alla, sest et gravitatsioon tõmbab siis selle vormi minu poole ja põhi läheb õhemaks. Nii, nüüd ma tõmban siis siia vindi peale. Ma tahan, et need värvitäpid, mis ma siia peale võtsin, tekitaksid siia klaasi sisse või selle kausi sisse pärast siis sellise spiraali. Natukene peab jälle soojendama. Kuna ma kasutan toorainena taaraklaasi, siis taaraklaas tegelikult ei ole mõeldud käsitsi puhumiseks. Ta on masinaklaas ja ta seetõttu ka hangub kiiresti. Ja taaraklaasi ma kasutan sellepärast, et mul on odav seda siit Järvakandist kätte saada. Üle tee meil kohe siin muuseumi kõrval asub suur klaasitehas, kus tehakse klaastaarat. Taaraklaasil ja taaraklaasil on ka vahe sees. Kõik taaraklaas mulle ei sobi, sest et erinevad klaasivabrikud kasutavad natukene erinevat retsepti ja selle tagajärjel koostisosad on küll samad, liiv, sooda ja lubi, aga kuna nende osakaal seal klaasi sees võib olla erinev, siis sellest sõltuvalt ka klaasi omadused muutuvad. Tema sulamistemperatuur ja soojuspaisumine ja minu jaoks see tähendab seda, et kui ma panen erinevat tüüpi klaasid omavahel kokku,
siis nad võivad küll kokku sulada, aga jahtumisel tekib sinna pinge sisse. Ja see lõpuks tähendab seda, et see klaas läheb katki. Nüüd on natukene, ma lõikan selle tavaliste käärid, kui klaas on piisavalt pehme, siis saab teda kääridega lõigata. Nii, ma natuke jälle sulatan. Nii et kuna tegemist on sellise vormiga, mille see ettevalmistusprotsess on pikem, selleks, et seda dekoori sinna sisse teha, sellised pöörlevaid värvilisi triipe, siis see ettevalmistus võtab kauem aega. Klaasi puhumise juures on tegemist väga energiamahuka tehnoloogiaga. Sulatusahjus on üle 1100 kraadi. Lõpuks, kui asi saab valmis, siis ta läheb veel eraldi jahutusahju, kus on 500 kraadi. Ja täna, kuna me teeme puhutud vormi, siis me kasutame veel gaasiahju, kus on umbes 1200 kraadi. Nii, nüüd mul südamik on põhimõtteliselt valmis. Ja nüüd ma võtan siia teise kihi kuuma klaasi peale. Nii, nüüd ma võtsin teise kihi siia kuuma klaasi peale. Ja nüüd on mul siis kogu see klaasimass olemas siin piibu otsas, mida mul on vaja selleks, et teha selline keskmise suurusega või siis nagu väiksemat sorti kauss. Ja praegu ma siis siin puust kulbis seda klaasimassi jahutan, et mul oleks lihtsam teda siin puhuda. Ja. Nii. Et nüüd ma siis sisuliselt teen selle tooriku valmis, et siin mitu korda ma käisin ahjus värvi sulatamas, tekitasin talle siis sellise vajaliku sisemustri, mida vaja oli, millest ma hakkan siis seda kaussi välja puhuma. Nii, siis see vaba puhumine tähendabki seda, et ma iga liigutusega ma võin küll väga täpselt üritada siin oma liigutusi koordineerida, aga ikkagi paratamatult. Kui palju ma klaasi võtan ahjust ja kui palju ma puhun, eks ole, kui ma tahan väga täpselt vormi saada, siis selle jaoks klaasipuhujad kasutavad juba metallist ja puidust ja grafiidist vorme ja nad puhuvad siis kogu selle kuuma klaasimassi sinna vormi sisse. Selles mõttes nad on rohkem sarnased, siis ta ei ole enam niivõrd käsitöö, eks ole, kuigi ta on käsitsi tehtud. Nii, nüüd ma siis natuke tegin sisse lõike, et selle tooriku, mille ma endale valmis tegin, ma saaksid piibu küljest lahti ja nüüd siis Kaja ulatab mulle ühe teise instrumendi, mille me nüüd sulatame selle kuuma vormi külge kinni, et kuum metall sulab siis kuuma klaasi külge. Nii, ja nüüd ma panen siia vett ja murrame siit lahti. Nii, ja siis see vorm nüüd läheb siia gaasiahju. Ja siin on nüüd siis eesmärk gaasiahjust tõsta uuesti temperatuur ülesse. Et kui siin puhumise käigus klaas jahtus maha, siis siin 1200 kraadise leegi peal või umbes 1200 kraadise leegi peal me tõstame nüüd selle temperatuuri klaasi sees uuesti ülesse. Nii et me saaksime klaasiga edasi tööd teha. Nii. Tõstsin temperatuuri ülesse. Nüüd ma natukene avan seda vormi. Ma lähen sinna uuesti. Nii. Ja nüüd on siis nii, et ma üritan nüüd tõsta klaasi sees temperatuuri nii kõrgele, et kui ma hakkan seda metallvart siin keerutama hästi kiiresti, siis tsentrifugaali jõuga see vedeklaasimass läheks lahti ja moodustab alguses siis sellise vedela taldreku. Ja kui ma lasen selle vedela taldreku rippu, siis mul tekivad sinna sellised lainetavad servad. Nii, nüüd on näha, et vaikselt vorm hakkab avama. Nii lasen ta rippu. Natukene on veel, klaas on. Ma võin siia neid ka käsitsi niimoodi tekitada neid laineid. Ja see kauss jääb siis selline kollakas, punakas, praegu ta muidugi hõõgub ka.
aga muidu sõltumata sellest, millist värvi me teeme, siis alguses klaas on alati oranžikas ja järk-järgult, kui klaasi temperatuur läheb madalamaks, mõni ikka küsib, et kas sa põletad ka aeg-ajalt ennast, siis ma olen öelnud, et need põletuse lõikehaavad on juba palga sees. Nii, siit valge heleda tausta pealt võib-olla paistab, sa võid natuke tulla siia, ma ei tea, kas sa siit näed, nüüd kui ta on piisavalt nüüd jahtunud, siis me võtame ta siit küljest ära. Nii, Kaja tuleb mulle selleks siia appi. Kaja siis hoiab sellist harki. Mina panen nüüd ta siia hargi peale. Jah, võid natuke lähemalt. Või tegelikult teeme niimoodi, hoia sina siit, hoia ettevaatlikult, see on tuline. Nii. Ja nüüd, kui mina siia vastu löön, siis see metall, mis kuumusega sulas siia klaasi külge, tuleb ühel hetkel lahti. Nii. Ja nüüd siis, mõni sekund veel näitan, vastu valgust on siis natukene siit näha, eks ole, kuidas see kauss jääb. See on tegelikult klassikaline vorm, klassikaline dekoor. Ja nüüd me paneme siis selle vormi siia jahutusahju, sest et see klaas, just, sest vastasel juhul tekib siia hästi suur pinge ja see pinge ühel hetkel avaldub selles, et klaas läheb katki. Klaas ei kannata järske temperatuuri kõikumisi. Ta siis nüüd mul natuke aega sealt tiksub, tööpäeva lõpus ma lülitan lõõmutusahju välja ja sealt 500 kraadi juurest hakkab temperatuur öö jooksul hästi aeglaselt langema. Ja see tagab meile selle, et klaasi sisse ei teki pingeid. Lõõmutusahi on siis tööst tsükliliselt. Hommikul lülitan sisse, õhtul lülitan välja, öö jooksul jahtub, järgmise päeva hommikul saan eelmise päeva toodangu välja võtta, eks ole, nii et muidu me teeme siin, kui suveniirikesi teeme, siis saab siin 2 ahjuga hakkama, aga kui me teeme mingit puhutud vorme, siis võib öelda, et minimaalselt 3 ahju. Selle kausi ma saan homme hommikul sealt kätte ja peale seda, kui ma olen ta sealt välja võtnud, siis on vaja neid asju enamasti vaja lihvida ka veel ja peale lihvimist siis on asjad valmis. Mul siin laua peal on see on küll nüüd teiste värvidega, aga siis umbes sama tüüpi. Siin on siis see värviline spiraal, mille ma tekitasin, eks ole. Siin on need värvilistes klaasikildudes tekitatud värvilaigud ja kui ma nüüd kerisin selle kuuma vormi lahti, lasin ta rippu, siis need vormiservad niimoodi vajuvad siia alla. Kuna klaas oli mul hästi paks ja temperatuur väga kõrgel olnud, siis ma puuspulgaga mina praegu antud vormi puhul siis natukene aitasin neid laineid siia juurde. Nii et tegelikult see on selline klassikaline vorm, mida klaasipuhujad on valmistanud, ma pakun juba 2000 aastat. Jah, ta on selline dekoratiivne kauss, et kellegile loodetavasti ta meeldib, eks ole, saab osta. ja käsitsi tehtud. 2, nagu me ütlesime, ühesugust ei ole. Ja selliseid kausse, kus juures me oleme teinud ka siin töötoas külastajatega, nagu ma enne ütlesin, et on võimalus tulla ka ise siia klaasi puhuma ja selliseid lainetava serva kausse või midagi sarnast. Me oleme üritanud siis minu abiga muidugi külastaja siis üritab ise teha. Ja suur tänu, nii et tere tulemast Klaasi pealinna!